Mina olen Sten. Mina olen Steven. Steven, sina tegeled sellise kirjandusõhtuga nagu Viimane neljapäev. Täpselt nii. Okei, kas sa räägiksid sellest kontseptsioonist natukene? Kontseptsioon sai meil paika pandud selline kohe alguses, et tegemist ei oleks niisuguse tavalise luuleõhtuga, et oleks nagu võimalikult palju erinevaid asju toimumas, ei oleks nagu mingisugused nagu piirangud peal, et nüüd tuled nagu kohale, et loed nagu siin ainult luuletusi ja midagi muud nagu rohkemat ei tohiks teha. Okay. Et sellepärast on toimunud nagu kirjandusõhtu, et Madis ise mängib kitarri. Kes on Madis? Madis Ristmägi. Ma loodan, et ta vist peaks täna ka siin olema Giusetti Perverti Bigbandiga. Okei, selge. Et saigi mõte nagu selline, et oleks võimalikult vaba ja võimalikult palju erinevaid inimesi saaks kohale kutsuda, et ei oleks nagu lihtsalt... Ühesõnaga, et pakkuda inimestele nagu loomingulist vabadust? Jah, täpselt. Selge. Ja samas nagu ajaliselt luuleprõmmidel, nendel on need 3 minutit ja niimoodi. Me nagu otsustasime, et teeme mingi 10 minutit, et ka niimoodi, et kui keegi tahab veidike kauem teha ja on nagu hea asi, et siis võib teha, aga kui on nagu liiga pikaks venib, et siis nagu jääb tõsi nagu soikum nagu midagi sellist. Okei. Aga kus see nagu mõte või see tundmus tuli, et sellist asju üldse nagu teha? Kõik sai alguse sellest, et eelmise aasta alguses ma käisin Pärnus luuleõhtul, lugesin seal luuletusi ja käed värisesid nagu täiega. Ja ma ütlesin, et fuck, ma ei saa niimoodi, et ma nagu tahan nagu hullult enda luuletusi lugeda ja siis mingi ise tõmblen seal ees, nagu, et ei suuda üldse normaalselt olla, et mis mõttes nagu. Et närv oli sees ühesõnaga? Ja siis mõtlesin, et David, ma peaks enda luuleõhtut ja kirjandusõhtut hakkama tegema, et siis ma nagu konkreetselt, ma olen seal kava peal, ma pean nagu mikrofonis rääkima, ma pean inimestega suhtlema, ma pean nagu publikuga suhtlema, et nagu mul ei ole mingit väljapääsu. Tegemist on ühesõnaga tugevalt sinu initsiatiiviga. Jah. Aga kes on need inimesed, kes seal käivad? Väga erinevaid inimesi on nagu aja jooksul sealt läbi jooksnud. Ma just praegu olen mõelnud seda, et anda välja kogumiku nagu kõikide esinejatega, kes nagu esimese aasta jooksul esinesid ja siis neid tuli kokku umbes mingi 45 vist või midagi sellist. Et nagu iga kord on olnud nagu väga palju erinevaid ja iga üritus on hästi erinev olnud, sellepärast et me teeme iga kord erinevas kohas peame teha. Kus te praegu teinud olete, mis on need põhipunktid olnud? Põhipunktid on olnud kodubaar, kodubaarist me alustasime. Polumeris oleme teinud eelmine aasta 4 korral nagu niimoodi, et nagu erinevates kohtades Polumeri sees nagu. Kultuurikatla aias, kohvik 20. sajand. Okei, ühesõnaga palju igal pool üle linna laiali. Lihtsalt nagu, mis võimalikult nagu lahe koht on, nagu sinna me tahame minna ja seal midagi teha. Okei, aga kus siis võiksid igasugused kirjanduse, luule ja muu säärase huvilised teie kohta informatsiooni leida? Viimane neljapäev.ee, tähe asemel on 2 või siis Facebookis kirjutage kirjandusõhtu Viimane neljapäev ja leiate grupi üles. Selge, aga aitäh sulle! Väga palun!